meil on selline päev kätte hakkab jõudma vaikselt või mitte selline päev, vaid selline nädal või viimased järgmised 2 nädalat. Et järgmine etapp, ma siin esimese etapiga lasin teid kõiki üle, aga selle etapiga teeme ikkagi normaalselt seda videovärki ka. Ja meil nüüd ongi Jump to Drifti asemel oleme me hoopis siis tegelikult Kulbilohus. Ja me käisime siin esimest korda selle autoga trennis. Oli väga vahva trennipäev, aga mõned vead tuli ikka välja. Number 1 on juba siin maas Roy Latt. Roy Latt oli tegelikult juba ostes, oli väikese Ongelmanniga. Siis meil on veovellidega probleem. Kuna mul on jõudu nii palju, siis need veovellid kipuvad katki minema. Ja 3. probleem on siin kapoti all. Ühesõnaga, meil on siin mootoriruumis. Üldiselt on tegelikult kõik hästi, aga probleem on siin tegelikult on näha ka, et rii on katki ja mul on see downpipe on vastu lansekad ja seal on nüüd mingi, ma ei teagi, kas see mõra või mis iganes seal on. Ühesõnaga, sellega peame tegelema. Tänane plaan ongi ajada siin garaaži natukene korrastada, autot ajada tahapoole veidikene, tõstame üles. Ja teine selline põnev asi, mis meil nüüd on tulemas, kuhu me lähme järgmine nädal, täpsemalt esmaspäev, kiletama, nii et auto saabki ilusa liveri peale. Et võtame bodykiti küljest, sest et mul on trennipäev on Kulbilohus ja Kulbilohuga ma ei ole seal kunagi sõitnud selle autoga seda suurt rada, nii et igaks juhuks vältida igasugust probleeme, et ei oleks nüüd seda, et pühapäeval käime trennis ja siis on bodypaneelid, kerepaneelid on katki ja siis hakka sellega möllama, et võtame kõik kerepaneelid ära, siis on kindel, et midagi saab äkki minna ja me saame ikkagi ilusti esmaspäeval minna kiletamisse nii nagu plaanis on. Aga seni kaua hakkame koristame selle sitamaja siit ära, sest et mina olen vahepeal ka seda päris tööd teinud ja ma ei ole siia väga palju sattunud. Nii, aga alustame ja võtame siin järjest asjad ette ja liigutame seda elukat. See on mõki ja hakkame paneele asju ära võtma ja siis juba liigume asjadega edasi ja vaatame, mis saama hakkab. Nii, suust tuleb lahti võtta. Latt tuleb lahti lasta. Vaata, siit tuleb leeki. Ja üks huvitav asi oli veel, mis meil treeningutel oli. Mootori käpapadjad tuleb lahti. Või nagu need, meil oli 2 teooriat. Kas vibratsioon või on siis see, et kuna siin, kui vaadata siia, näitab kaameraga siia, siin on nagu see värvikiht, vaata, mingi siit pulber, et äkki sellest vibreeris lahti, aga meil oli kõik mootorikäpad lahti tulnud esimesest trennist. Kuule, aga muidu üldse ju, moto kuiv ja kast kuiv ja. Aga tõsi, ma näitan seda äkki ka. Meil oli siin peale düno, enne võistlusi täpselt, avastasime täpselt siis, kui pakkisime. Siin on, meil on see custom kardaan ja siin on siuke kummileevendi ja siis sõber Dennis tuli jagas enda mingi salaliimi. Panime selle kõik liimiga kinni. Nagu ma ei tea, mingi superrattapp, mingi üüber äge liim. Ja peab. Pole mingit probleemi. Uskumatu, ma juba mõtlesin, et pekkis. Tehniline saab koju meid tekki pärast, sest et siit tuli seda lavatti välja. Aga ma vaatan, et tegelikult on kõik enam. Lekkid ei ole ja juust tagasi on ja vaata, mis kanalitoru see on. Peaaegu ei mahu sisse, aga peaaegu mahub. Minuma mahub. Minuma mahub! Oi, pekki. Noh. Mis ma just kardaaniga ütlesin? Mida ma vaatame Vaata siia. Kardaan on kõver. Mis see tähendab? Uut kardaani. Mis ma just enne mõtlesin? Kõik on kena, kõik on. Mis ta kõver on? No, eks siin on juudu palju, vaata. Vaata, ma näitan siia. Siit on vaata juba esimene paine nagu keeran, ma ei tea, kas näeb. Keeran krussis juba. Ehk siis see kardaan kohe lendab.
see küll väga tore uudis ei ole. Jälle. Meil on pühapäeva trenn, seega ma pean suht nagu homme juba kardaani tegemisse saama. Persse. Okei. Tegeleme toredad asjadega, mille peale ma raha kulutasin. Võtame sumpa alt ära ja siis võtame roolilatti lahti. Roolilatiga oli ka mingi custom märk siin, vaatame, kuidas see lahti käimine käib. Ei ole vist nii lihtne, kui see olla võiks. Siit keelata seda lahti või tuleb siit lahti keelata ja mingi ongelm on ka tehtud juba ja persse. Ma arvestan, et ma kardaanid on tegemas ka. kui laseme auto alla, siis me ei näe seda viga. Säss sulle. Paljuski vääraks. Ühesõnaga, meil on nagu ikka töö käigus tuleb probleeme juurde. Hea, et praegu tuli mitte pühapäeval seal Elvas. See probleem on siin. Kui seda vaadata, siis siin on Paindesse läinud. Aga selle juures loo moraal või nõme olukord on see, et see on custom kardaan. Ja seda ei ole võimalik lihtsalt minna poodi, öelda või kuskil lammutusse, mul on siukest kardaani vaja. See tuleb nüüd lasta treierile spetsioon teha. Aga positiivne selle juures on see, et tegelikult meil oli väga sitt lahendus selle kardaaniga eelmise omaniku poolt tehtud. Et seal oli puhtalt see, et kui midagi juhtub, näiteks see kardaani tagumine ots, siis sul ei ole võtta seda tükki kuskilt. Ja meil õnneks sõber Dennis siin kõrval boksis sai selle just samasuguse kardaani endale teha ja see ei olnud tegelikult väga kallis, aga see oli kulu, millega ma praegu ei arvestanud. Aga mis ma tahtsin öelda, positiivne on see, et Dennisel on täpselt sama auto, täpselt sama differ, täpselt sama tagasild, täpselt sama kast. Ja nüüd, kui ma lasen selle teha endale teise tüki, siis meil alati, kas mul on varu ja tal on varu, siis on ühesõnaga raja ääres väga hea, et siis ei pea kuhugi kaugel minema. Tead täpselt, et Dennise autol on sama tükk. Siis kui midagi juhtub. Terviseravat videot. Ühesõnaga jah, sellega nüüd pean tegelema, see on mul ei ole selle vaba raha tegelikult, aga no mis sa teed. Ja sinna need, mul on nagu päriselt see kudumine ei tundu enam üldse halb mõte. Mis kudumine, discgolf? No discgolf jah, no ostad 10 euros ketta ja lõbu kui palju, need paned siia 10 000 ja ikka kuradi. Ma tulin kõigest praegu. Roolilatti vahet, mitte kuradi kardaani. Aga noh, tegelikult positiivne on see, et vähemalt tuli välja praegu, et mitte hiljem kuskil raja ääres, siis oleks pahandus palju rohkem. Nüüd saame kergelt fiksid ära ja nüüd on see äge turbomeeste elu, need kollektori teibid, aknapilged või noh, ajapilged sigelema. Mõneks tuju ära. Tuled teed siin, mõtled, et teed õhtul auto korda ja siis lahkud 10 murega. Driftimist teeb. Kuidas rinkas on ka nii palju probleeme autodega? Ei usu, aga ma arvan, see on mingi driftimiste värk autodega. Kuhe persist. Oleks nagu varem teinud neid. No nii, vaatan väga paksin. No vot, näite valgusjäänete. No? Mina mõtlesin, et meil on auk, tegelikult läksin natuke kärssama lihtsalt. Vaata, rehvi puru lendas lihtsalt, mul oli siin riie oli natuke katki ja rehvi puru lendas siia vahele. Ja pahandus kohe. Kohe siit karistas ära, ei saa ikka asju lahti teha. See ei ole sõitmist segab probleem sellega, seda võib veida.
tegeleme siis, kui selle järgmine moment, see sõitakse pole fixed, ready to work. Kana sul on ja lõpuks hakkavad ka õiged tööriistad elus tekkima. Nii. Paneme siia selle peale. Success. Üks nikardamine tehtud ja siis on nüüd Novi kardan. Nüüd see tutik rööret. Kuulsin pappidele. Nüüd ei tea nüüd. Nii, meil on päev 2 ja tänane päev 2 algab meil lammutusest. Nii et me lähme võtame garaažist kardani, Anette on roolis ja siis me põrutame lammarisse ja hakkame sealt otsima, millised tükid on sobivad, sest et siin ei ole mingit juhendit, siin ei ole mingit originaalkoodi, mille järgi neid asju vaadata, siin on puhtad pikkused ja selle järgi siis me leiame võib-olla, kui hästi läheb, me leiame plug and play kardani, mida võib-olla peab natukene ümber modima. Kui halvasti läheb, siis me peame selle kardani võtma, ostma ära, viime treieri juurde, treier peab selle õigesse pikkusesse ja siis meil on kardaan, mida me saame kasutada. Voot nii, ühesõnaga, lähme lammarisse. Härra Karpo, mis sa räägid? Mida ma räägin? Jah, mis tegid siin täna? Trenni tegin. Mis sa tegid? Tuissutasin. Ühesõnaga, me oleme siin Kulbiloos. Tegelikult peaks filmima seda klippi enne, kui me siia jõudsime, aga meil oli siin muid tegemisi, nii et näeme tagantjärgi. Et trenn oli suht edukas. Kristo ei tea, mis siin monteerimine. Ei tea. Ühesõnaga, meil on siin trenn on tehtud. Trenn oli siuke 2 tundi intensiivsed andmist. Rehve, kusjuures ületavalt läks vähe, aga rada sai nagu enam paika. Ma ei tea, Tõnisel läks väga hästi. Lendas ja kulges ja mina siin saadistasin päev otsa autot, aga võrreldes Rassilaga oli oluliselt parem. Ja nüüd meil ongi. Järgmine stage on nüüd, jookseme õhtul nüüd siia garaaži ja meil on siin veel vaja bodykitid asjad külge panna, sest et juba homme on meil auto kleepimine, te näete juba siis homme ka meie uut liverit, mis on siuke pingeline, sellepärast ongi meil siin tegelikult pool autod on puudu tagatausta, sest et meil oli vaja auto viia ühes tükis täna või tegelikult homme siis lõunal töösse. Nii et näeme juba tegelikult Tallinnast, nüüd hakkame sõitma ja see you there. What you say, bossman? Ei, mul kõik hästi. Pane. Samal ajal, kui ma viisin treilat ära, teist treilat, sest et
tegelikult, kuna siin nii palju asju jäi siin viimastel minutitel jäi rääkimata, siis ma vedasin tenniseautot täna, sest me kasutasime tennisekaubikut asjade ladustamisega. Meil on siiamaani suur probleem sellega, et see lennab Street Class ja asju, rehve, kõike seda on nii palju rohkem ja see on probleem. Ühesõnaga, võisin teise korra ära ja poisid tegelikult juba Paps ja Andre panid siin mul kõik bodikitid asjad külge ja nüüd ongi auto tegelikult valmis homseks, et saame hommikul hagin sappa, võtan tööle kaasa ja siis juba lõunal viin ta kleepimisse. Sellega on siuksed lood. Aga kõik need uuendused, mis me tegime, issand see Cardani saaga ei rääkimata. Cardani saaga peale kulus mul 2 päeva. Ühesõnaga me leitsime sinna Plug and Play Cardani, mida me saime kasutada, aga mul oli kastiflants, oli välja vahetatud mingi teise kastiflantsi vastu. Ja ma pidin ikkagi selle viima treieri juurde, siis me saime selle valmis. Ja siis tegime pudipadi asju veel siin. Roolilatid, boltcheckid, TK Drifti, tennis, räppis mu selle turbo downpipe'i ära, et tegi siin pudipadi asju, aitas mul siin viimase minuti peal. Pluss veel, ta tegi ka mul siin tegelikult selle tagapaneeli korda, sest et tagapaneeli ma sõitsin Raassillast Pilpaks ja siis ta lappis mul selle veel ära, et ma saaks selle kleepimisse viia. Ühesõnaga sinna kõikide nende viimaste päevade jooksul. Mitte, et ma olen sitt filmi praegu olnud viimasel ajal, seda ka veidikene, aga lihtsalt see tempo selles Pro 2 on nii räme, et seal esiteks autoga sul ei ole enam see Street Classi elu, et ma tulen vahetan siin õli või vahetan rooli otsa, siin on asjad lähevad katki ja siis nagu taustalt näha, siis mind on üks ja valdavas osas teen seda autot üksi koos isa, koos aeg-ajalt käib Andre ja aeg-ajalt käib Raido abis. Et sellega on keeruline ja seda veel filmida on veel keerulisem, kui ma olen kell 12 öösel olen garaažis, siis ma arvan, et iga teine inimene mõtleb selle peale, et saaks koju naisele kõrvale magama, kui selle peale, et võtaks kaamera kätte ja teeksin mõned klipid. Et ma proovin seda parandada, ma proovin seda rohkem meeles hoida, aga ma võtsin nädal aega puhkust. Ja ma tahtsin siis nädala ajast puhkusest 1 päeva vahetada rollatti, teha need pudipadi asjad ära. Aga sellest sai terve nädal aega lihtsalt intensiivset ööd ja päevad garaažis jälle järjekordselt, et ma võin öelda saladuskatle all, et selle aasta nii-öelda, kuna ma teen päris tööd ka vahepeal, siis ma olen sellest aastast juba võtnud 20 puhkepäeva selleks, et tegeleda driftiga ja et seda autot ehitada ja kõike seda, et see lisaks sellele, et see on finantsiliselt katastroof, siis see on ka tegelikult ajaliselt, et see on keeruline. Ja kõik hoiatsid mind ette, et arvestab Pro 2 on heavy rahaliselt, ajaliselt kui ka kõigega, aga nagu ikka ei taha kuulata, ei taha uskuda, aga tegelikult ka on, et tuleme sellega toime, aga kiiksudega. See on hästi öeldud. Aga trenn läks meil sujuvalt, saime tehtud lead ja chase ja kõike. Küll võib-olla chase ei ole veel see, mis ta olema peaks, lead võib-olla samamoodi on seal väga palju, mis on lihvida. Aga ma ütlen ausalt, kui ma koosolekul olin raja track walkout'i tegin või kuidas seda nimetaksegi, siis mina mõtlesin seal line-upis, et kes see hull saab olema seal rooli taga, et pluss veel ma ei ole selle autoga väga palju sõitnud, et see oli kõik siuke omaette väljakutse, aga me saime hakkama ja saime väga hea trenni tehtud ja ma arvan, et nüüd nädala pärast võistluste jaoks on siuke tugev põhi alla ja siit on nagu hea edasi minna. Welcome to another day. Meil on auto liveris tulnud praktiliselt tund aega tagasi, pill on juba tõstukil, juba ettevalmistusel ja meil ongi nüüd ülehomme võistluspäev, nii et teeme oma viimased toimetused. Paneme uued õlid asjad sisse, teeme viimase boltchecki, et kõik ilus kena oleks ja siis põhimõtteliselt ongi ready to race, et veermik on üle käidud juba, viimased õliliitrid sisse ja no muidugi siin nüüd võib-olla tuleb see kaader, et everything is bad, aga tegelikult tundub okei. Nii et meil ongi viimast toimetused liveri bänger ja me selle juures peamegi esiteks ära tänama Arti trefipunktist, sest et liveri sai natukene hiljem valmis, mul ei olnud käru, läksin Arti juurde, Arti andis käru, andis rehve, andis motivatsiooni ja nad klepsin ka peale ja kõik on vinge. Ühesõnaga, viimased toimetused, viimased päevad, viimased tunnid
sest et homme on juba neljapäev ja neljapäeval tahaks tegeleda pakkimisega, mitte siin tõstuki on autoga. Vaata, kallis õli sisse vaata. Keegi õliga sponsida tahab, siis võib sponsida, sest et meil on 3. õlivahetus juba. Expensive, aga drift ongi expensive ja nuta ja naera või nuta, aga maksad. Ühesõnaga siuke toimetus praegu. Teeme siin tiksume ja vaatame kõik üle ja siis juba hakkab jälle pull pihta. Modu Le Mans. Las ma teen, mis ma teen. Võtame kitast. Andrei, mis sa teed? Turu, kes neid kinni pani? Ma üldse pikka rääsin. Ära filmi. Content. Kui sa linnariidid ikka sellega. Õige töö, ma ei karda mustust. Ütle siia ka. Ei ütle. Guten Morgen. Meil on nüüd see võistluspäev käes. Kõik on juba valmis. Pakitud eile õhtul enam-vähem. Täna jäi ainult käru täis pakkida. Meil ongi siin täispauk, käru ja driftikas on seal taga peidus. Ja ilm on pekkis, nii et saab päris huvitav olema. Meil on siin siuke viimased asjad ja siis me juba hakkame Kulpari poolest sõitma. Sul on ilusad ripsud. Do you have comments? Vaata, kus mehed teevad tööd. Esimest korda elus võib pakka. Nauding. Lähme vaatame driftikat teiega. Ja mis puudutab see driftikaga on meil väga põnev öelda, et meil tuli 2 ettevõtet appi kogu selle ilusa suksuga. See ikka näeb kõvasti parem välja, mis nägi ennem. Ja siin peabki ära tänama kindlasti Wrap Studio, kes selle auto kiletas. Nii et kui kellelgi on ka vaja autosid kiletada või midagi teha, siis Wrap Studio saab selles osas aidata. Ja kolmas on siis ka loomulikult Livers, kes tegi meile siis selle auto liveri ja disaini. Tegelikult on see jabur, sest ma kirjutasin suht viimasel minutil ja me leidsime väga ilusa ühise koostöökeele ja nad tulid appi ja aitasid mul selle autoga ilusaks teha, et oleks ka rajal ilus. Sest et meil on ka peale Kulparit, me küll ühe etappi jätame vahelt Taugapilsi oma, aga seest me tuleme siis tegelikult Matsuurile ja Matsuuril on nõudlus on nii suur, et seal on kõik night ride, kõik asjad on kohal. Ja et seal, ma arvan, pääseda siis seda liverit, see oli must be, et kui liverit ei ole, siis ma arvan, rajal ei oleks saanud ka. Et siuksed pullid, aga auto näeb küll väga tuus välja. Nagu väga ilus. Kõik need 55 Northwheelsid sobivad siia valatud alla. Ja kui keegi ei ole tähele pannud, siis käru on võõras. Käru on onu Arti oma refipunkt. Nii et nagu ikka, kõik teavad juba, aga ma tuletan meelde, kui kellelgi refe on vaja, siis sooduskood ROOT refi.ee ja saab mõned eurod alla ja hoiate natuke raha kokku. Et ühesõnaga Arti on küll lege vend. Ma kirjutasin talle tegelikult suht viimasel minutil, sest meil oli number 1 probleem rahaga. Number 2 probleem oli kas siis see, et oma käru tegelikult ei võimalda nii palju rehvi peale. Ja Artil on siin see äge rehviriiul, ehk siis me saame siia 2-8 ratast ära mahutada. Ja tegelikult üleüldse selle pakkimisega meil oli siin eile õhtul kell 9:10 oli suur probleem, et meil ei olnud teist saata autot, sest et meil on need vanemad X5-d ka, aga need vanemad X5-d on tänaseks maha kantud. Ja siis tuli kolleeg, andis mulle enda Volkswageni koos käruga, või tehniliselt andis Raidole, et me saaks käru sappa võtta ja et me saaksime käru täis toppida, nii et siin on kõikide nende päevade jooksul nii palju inimesi, keda tegelikult peab ära tänama ja keda me täname siin ilusti video lõpus. Ja see on drifti värk, nagu alati, kõik on pöörane, kõik on viimasel minutil, kuigi
tegelikult alustasin seda ettevalmistust päris varakult, aga sellegipoolest asjad ei lähe alati nii nagu plaaninud. Ja siit ongi kõik. Vlogi aega. No pärast vlogi. Praegu on pinge maandus, boks on pisti ja kõik siuksed värgid. No nii. Luba nüüd tooli raisk. Чего? Inteka aega on. Mis sa head räägid täna? Ma ei tea, Driver Mech ja tiim on tegelikult super, aga Driver Mech. Aga vaata, kõik panid kohe jehhi. Vaata, kuidas teistest lahti saada. Paned korra telefoni käima. Möödub tänavat käid ja kellegi juurde lähed. Mis nad teevad? Ühesõnaga, meil on trenn on tehtud ja me nüüd olemegi siin peale trenni sööma ajal ja varsti läheme majutusse. Ja nagu ilmast näha, täpselt nii nagu Kulparis kombeks. Trennipäev kuiv ja homme on meil täis vihm, nii et kõik on uus, kõik on teadmatus, saab lõbus olema ja nüüd lähemegi majutusse, analüüsime, mõtleme plaani homse peale, et kuidas homme hästi teha, aga trenn läks hästi. Paar accidenti, mis meil tuli, aga muidu oli suures pildis. Spotter on siin. Tere hommikust! Meil hakkab pihta päev 2 Kulbilohus ja täna on kvalifikatsiooni ja tandemi päev. Ühesõnaga, meeskond hakkab ilusti autot ette vaatama, valmistama, mitte ette vaatama. Ja meil hakkab siuke trenn juba tunni pärast. Trenniks on meil 2 ringi, konditsioonid on täna totaalselt teised, mis nad olid eile, nii et saab olema raske päev. Eile olid meil, ma just vaatasin majutuses, et viimase klipi ase aku tühjaks. Eile ühesõnaga meil tegelikult treeningud läksid suht hästi, ei olnud ühtegi nagu sellist suuremat komplikatsiooni. Mõned crashid olid, aga nendega saime ilusti hakkama ja auto jäi terveks ja saime kõik ülejäänud asjad ka paika. Nüüd meil ongi siin, täna teeme viimase bolt checki ja siis juba lähme peale, et mis siin ikka muneda ja üle pablada. Aga rada on keeruline selles suhtes. Ma arvan, see Rea Flow, ühesõnaga see videopilt võib-olla natukene aimdlust, kui suured need künkad ja laskumised on. Aga siin on ikkagi pigem on kiirust ja pigem on mäge. Et see on suht triki, aga suht äge nagu. Tihmaga ma pole õrna aimugi, mis siin on, aga suures pildis võiks sama olla, lihtsalt aeglasem. Jah, ühesõnaga näeme teiega kohe treenis. Et valmistame auto ette, panen riidesse, tõmbame kohvid sisse ja lähme sõitma. Meil on auto soojas ja nüüd hakkab pull pihta. Et saab päris põnev olema. Meil on filmimisega probleemid, sest et siin on nii palju lärmi. Me oleme täpselt lõpukurvi ees, ehk siis boksi filmimist on suht vähe täna, aga proovime filmida nii palju kui võimalik. Täna kannata toetada ümpeetna. Aga meil on
autod on läinud ajast palju valjemad. Tõlsid on veel väsinud nii suur, et autod sõltuvad ju palju. Esimene klipp on ju ilusti käes. Teise sama klippi. 82 punkti! Kellegile üleliia põnev. Paraadiaeg. Duell tehtud. Essa sõit safe. Lihtsalt, et rada läbi sõita ja teine punkt läksime tegema ja panema ja sõitsime ilusti 82 punkti. Nii et ma olen üsna rahul. Aga nüüd on ilmaga jokker. Meil on vihm. Ma ei ole kordagi vihmaga sõitnud. Hommikune trenn oli siuke, me ei saanud vihmaringe, et see esmakordne praegu nii. Miltsi, aga tunnen hea nagu. Et läheb sõitma. Järgmine on. Ja järgmine paar siis Kristo Ruut ja Arno Tiivel. Nii, aga uus tandem on meil alanud Ruutist seekord jälitamas ja no Ruut ikkagi kompab nagu tagasi aga see mingi tiiga sees, et ees võita on päris suur. Seda ma ei mäleta, aga Kvalifikatsiooni tulemus 32 tehtud. Valm 22, et selles suhtes. Oli suht järjekordselt. Ma ütleks, et mul see aasta seda õnne ka vist natukene. Aga enda sõiduga väga rahul olnud, et vastane andis ära. Nüüd tuleb meil top 16 vana hea sõbraga. Fucking Martin Lai. Me oleme temaga madistanud top 16 aastaid, nii et läheme suruma, läheme sõitma ja teeme ägeda sõidu. Nii et näeme teiega juba 16. Siis oma proovisõitu tegema ja siis on joone peal meil juba valmis. Aga nüüd siis Martin Lain ja Kristo Ruut. Ja käis anitamine ja kuidagimoodi muul... Lain kuidagimoodi nulli peale sundida, aga pigem on ta enda sõit seal ees siukene väga kipakas. Ja Mäkkesi üles tulles Lain peaaegu saab kätte. Samas kuud jälle läheb natuke eest ära. Minut ainult siukest kontrollitud. Edasi jah, Martin Lain saab. No nii, meil ongi läbi see võistlus.
võtame kokku kogu selle karauuli, mis 2 nädalat meil siin toimus, et võistlusega tegelikult võib olla rahul, küll tulemus ei olnud see, mis oli peas ja mis oli lootus, aga kui võtta arvesse seda, et ega see ilmaga oli, ilmataat oli ka selline, nagu ta oli ja vihmaga me juba teadsime joos, et on pekkis, sest et ringe ei olnud, mille arvelt ennast lihvida, mille arvelt teada, mida sa üldse teed, sest et kui see padukas tuli top 16, ma olin seal line-upis ja ma mõtlesin, et mida ma teen või kuhu suunas me üldse autot muudame, et mida me üldse muudame. Me mingid muudatused tegime, aga see ei töötanud, et siin on mingid erinevaid teooriaid ja ongi tegelikult vaja seda, mida meil ei olnud kogemust vihmaga, proovida erinevaid set-up'e, proovida erinevat rehvi, sest et nii palju, kui ma olen analüüsinud, sest on nüüd 2 nädalat möödas sellest, kui ma praegu filmin, nii palju, kui ma olen analüüsinud, siis ma isiklikult arvan, et rehvi valik ette oli möödas. Me sõidame Extreme Slickiga, ta on kuivaga jumal okei. Kuivaga ma olen temaga saanud väga sina peale, ma tean, mis ta teeb ja kuidas ta käitub. Aga märjaga oli ikkagi selline tunne, et ta teeb täpselt seda, mida ta tahab. Ja see ei ole üldse hea, eriti kui sa sõidad suure kiirusega ja sa ei saa nagu aru, mis auto teeb ja kuhu poole ta läheb. Ühesõnaga see selleks, sellega nüüd hakkame tegelema ja vaatame, mis me siin saame paremaks teha, mida me muudame ja sellest juba natukene hiljem. Aga üldiselt võistlus oli tegelikult okei, sest et ega nagu varemgi öeldud, sõitnud me ei ole, saame kogemust täpselt samamoodi, nagu kui te näete seda, lihtsalt ajaga, lihtsalt praktikaga ja ka õppetundidega. Et selles kohas on kindlasti võtta õppetundi ja siin on nüüd omad järeldused, et midagi tuleb muuta ja mida muuta, see nüüd näitab aeg. Ja nüüd on see kuldne osa selle video juures. Esiteks, ma tänan teid kõiki, kes te olete siin oodanud kannatlikult nii pikalt uusi videosi. Ma lohutan, et see Raassila video tuleb ka, see tuleb nüüd täiesti teisest formaadis, mis me oleme varasemalt teinud, ta tuleb hiljem, et seal on nüüd tegelikult seda materjali kogutud nii palju ja kuna see Pro 2 on kiire ja selle kaamera värgi ja selle kogu selle gemüüsega tegelema täna nüüd üksi, siis ta on natukene keerukas olnud seda kokku panna, et see on protsessis, et see tuleb. Millal see tuleb? Ma loodan, et see tuleb paari nädala pärast. Aga ma pead hetkel ei anna. Ja ka loomulikult inimesi, kõiki, kes on selles projektis mul üldse kaasas, et mu vanemad, mu perekond, sest et nad kõik on ohverdanud midagi, nad kõik on panustanud, vähe sellest, et mina olen panustanud siia kõik oma unetunnid, oma ööd, oma puhkused, oma rahad, siis ka kõrval olevad perekond on tegelikult alus sellele, et ma üldse saan sellega tegeleda, sest et siin on läinud väga palju erinevaid sõlmesi või see on läinud väga palju kindlasti perekond, kes kõike seda on tegelikult toetanud ja ka kõrval olevad inimesed tegelikult, kes on appi tulnud siin viimastel minutitel, aidanud erinevate asjadega. Ei saa jätta tänamata kindlasti Pesur Motosporti, sest et me teadsime, et kulbis võib vihma tulla. Mul ei olnud telki, ma sain telgi, siis siin on olemas, keda peab veel ära mainima, Kreks Driftist, kes praegu teeb oma puhkeaastat, kes on aidanud mul siin enda ratastega ja tegelikult ka siin väikeste teiste asjadega, et meil on siin igasuguseid erinevaid probleeme ka, millega peab lahenduse leidma tiimibuss, mul ei ole siiamaani varustust. Ja kus nüüd meid kindlasti veel näha võib, sest et see asi läks nüüd täitsa lappama. Meil on nüüd, kus me kindlasti oleme kohal, on Matsuri. Matsuril me teeme ka kõrvalsõite, küll mitte tasuta. Matsuril on võimalik siis pakkuda siis drift taxi teenust, mitte et ma oleks ahne, aga kuna tegelikult see Matsuri ongi ainult võimalik sellepärast, et me saame seal sinna tulla, teha kõrvalsõita ja see teeb natukenegi kulud meil nulli, sest et kui meil algselt oli mõte, et ikkagi terve hooaega teha, siis täna on olukord, kus teoreetiliselt ja paberi järgi mul peaks olema nüüd hooaeg kõik, sest et mul on kõik rahad läinud. Sest et siin on
teoreetiliselt ja pangakonto järgi peaks olema meil tegelikult tänaseks hooaeg kriips peal sõitmisega, sest et siin on vaja taastuda, sest et raha on läinud meeletult, kogu see võistlemine on kallis, selle autoga iga ring on kallis ja mis on ka see kurb pool on see, et ma promon nende videodega meie seda ägedat driftiüritust ja kõike seda, aga isegi kui mul läheb võistlustel hästi, siis see ei too mulle rahaliselt mitte midagi tagasi ja see ongi selline nulliring, et iga kord, kui ma maksan peale, et olla seal, isegi kui ma panen, isegi kui tulebki see kõige parem stsenaarium, ma olengi poodiumi kõige kõrgemal astmel, saan oma 2 sundfulli äge, aga mul kulus 14 sundfulli. Et see on see võistlemise paha pool ja selle juures ongi vaja meil leida lihtsalt toetajad, kellega seda koostööd jätkata ja kellega me saaksime uuesti rajal olla ja kellega me saaksime sellel teekonnal jätkata, sest et mina lõpetada ei taha. Ainus asi, mis lõpetada tahab, on mu rahakott, aga siin saabki tulla keegi meil appi, et kes seda praegu videot vaatab, äkki jääme silma, meeldib, siis võite mulle julgelt kirjutada kristoruut@tootmail.com ja leiame mingi lahenduse, et sõitmise lõpetamist ma küll veel nii pea teha ei taha, aga paraku sellega käivad omad veidrused kaasas, et see on kallis spordiala ja selle kallis spordialaga tegeleda üksi puhtalt pelgalt ainult enda rahakoti pealt või enda perekonna abiga, siis ei ole võimalik teostada. Aga mis me siin ikka seda video lõppu pikaks ajame? Ma loodan, et see video meeldis. Kui video meeldis, siis ära unusta kindlasti subscribe panna. Ma luban, et contenti tuleb. Ja näeme juba teiega rajal. Kui rajal ei näe, siis näeme teiega YouTube'is järgmises videost. Nii et tšau! Põhjale, siis kuradi Sailu tuli paraadile. Tule, ma teen iluklippi praegu, mida sa räägid?